The fast pushes from Titan have been called and found out, but there's Kenny Edwards too, and a third as well, and a fourth. Kenny, oh, let's look at Odoamne. He's running in, he gets a double. That's a double stun. Young Buck is about to become Mega Knob, but he's exhausted. That is a massive stun. And now the damage comes out. KYXY in the front line, still alive. Ohio with a beautiful Berserker's Call. Dies to the death Requiem. No õnneks. Oleme siin TTÜ hoovi peal kohe-kohe sisenemas Astralscape 4 mängudemaale ja Imre on ka tead minuga, ta pani küll nüüd kaamera, pani kaamera tööle, mängib meil täna kaamerameest, operaator Kõpsus Seeneriigist, nii et teda väga palju ilmselt videotes näha pole, ilmselt see just ainuke peaaegu on, aga ma nüüd lähen. Aga nüüd ta läheb ja meiegi lähmegi nüüd tipa-tapa sisse ja vaatame, mis Astralscape 4 endast kujutab. Oleme siin TTÜ tudengimajas, minuga koos on Soits, kes on Astralscape'i üks peakorraldajatest, nagu ma aru saan, või ainupeakorraldaja või kuidas iganes. Mul on abilisi ja inimesi. Nii et sa oled jõuluvana ja sul on Santa's Little Helper. Ja mul on see, kes iga kord kohal tuleb, kuidagi toimub, eks tulen ära selle kaudu. Väga vahe. Nagu ka Facebooki evendil kirjas oli, siis täna toimub ESL-i moodi hästimine, mis see endast ette kujutab? No see on nagu võrgupidu, aga sellises nauditamas stiilis, et sa saad kohal tulla või natuke suhelda rohkem, et meil on siin, see on selle võrgupidude suhtes, et on natuke vähem aega, tavaliselt mingi 3 päeva, et me teeme ühe, natuke vähem inimesi, aga see lubab nagu teha, proovida, katsetada, eks ole, et mis ette kujutab, see ongi, et saad seda mängu koha peal näha, et sa pead kodus arvutis vaatama, et on suvi, eks ole, hea aeg saab inimestega siin kokku saada, siin saab edasi liikuda kuhugi, mis iganes, et kui ära lõpeb ja saab hängida ühesõnaga, et võib-olla selle nagu eesmärk, et inimesed mängivad talvates arvutimänge, et saad nagu suvel siin oma ennast näidata ja tulemust. No välismaal see toimub igal pool mujal, et see ei ole tegelikult nagu jalgrattal eeldamist, et tahaks siin proovida seda. Aga meil on nagu oma vibe juures, et see tagaidee on natuke teine kui mingi välismaasi ja see mastaabid nõuavad seda, et sa pead natuke loomingulisem olema, mingid teised eesmärgid püstitama, et sa ei saa 100 inimest kohale ja meeletult 10 000 eurosid sponsorid ja midagi, et... Seda ei ole vist Eestis ühelgi läänil olnud, et sa ei pea isegi mitte muretsema selle pärast. Aga räägi sellest, kust nimi tuli Astralscape? Oi, see pikaks. Mulle meeldis see, et ma mõtlesin, et see üritus ei võiks olla nagu nii väga seostud sellega, et arvutimängud, lihtsalt see, et me saame mingisuguse inimmentaalse võime kanda mingisuguse teisele meediumile, et see võiks vabalt ka mingi male või värk olla, kes meid sponsoreerib hobigame, neil on mingid lauamängude teemad ka ja asjad, eks ole, et me ei taha ennast nagu lihtsalt nii otseselt piirata sellega, aga me võib-olla see arvutimängude asi, inimesed võib-olla mõistavad seda koha valesti, see Astralscape tundus nüüd selline, võib-olla Eestis on see asi populaarne ka sellepärast, et see on talveriik, eks ole, inimesed talviti on toas ja mängivad, siis see tundus nagu siukene, mulle tundus, et siukse pimeda, tumeda ööde mootikaga, kus on nagu siuke väike värv sees, siuksed kontrastid ja värvid, et see tundus, et see võib-olla läheks siin nagu midagi. Väga lahe, aga ma pean ära mainima, mööda saali ringi käies nägin ka härrastel õllepudelid näpus, kas siis mingi vanusepiiranguga on ka siin tegu? See on üks asi, mida mõelda, kuidas pikas plaanis sellega on, et praegu on lihtsalt see, et me tahame lihtsalt kuidagi väga lännidest võib-olla nagu mitte eralduda, aga lihtsalt proovida nagu mingit teist asja teha, et see nagu annab mingisuguse vaibi juurde, aga see on siuke hästi lihtsa tee peale minek. See on siuke siis nagu community gathering pigem. Kui palju siis praegu inimesed üldse kohal on jõudnud, mitu tiimi? 5 tiimi, aga see kokku 25 mängijat. Mis ei ole halvasti? Ei ole üldse halvasti, no siin on ka see, et puht tiimide seisukohalt, et kui sa saad teha parema turniiri formaadi, kui sul on 5 tiimi ühepäevane üritus.
et see ei olegi oluline, et kõik saavad nagu võrdse koguse mängida ja siis ei kuku kohe välja, et ühepäevane formaat eeldab see, et kes muidu 3 päevast, see ongi vaata, et vanemad inimesed tulevad, et sa võib-olla ei saa 3 päeva enda lihtsalt kinni panna, eks ole, et see ühepäevane laupäev tundub siukene teostatavam. nii see on. Esimest korda on see siis TTÜ-s toimumas? Teist korda. Ja kus eelnevalt? Me oleme ühes Euphoria hostelis teinud, kus on siuke chill saal, väike baar, eks ole, välismaalased tulevad ka vaatavad, siis me räägime nendega, nad teavad ka sellest asjast juba üht-teist, et nagu sellega üritasimegi nagu, me teadsime ka, et me alustasime StarCraft 2-ga, et see oli kõige populaarsem mäng, aga kas tahad mingisugust nagu, see aitas meil samas nende oma asja teha, et nagu mängijatel oli, ütleme paljudel mängijatel, kui me hakkasime üritust tegema reklaami, siis inimestel on nii konkreetsed ootused nagu selgelt paigas, et kuidas peab olema ja siis sa teed mingi väiksed asjad, muudad ära ja siis tekib mingisugune segadus, eks ole, et sest 15 üritust on käidud varem, on nagu teistmoodi. Ma ütlen, et me midagi erilised oleme, midagi sellist, aga me lihtsalt paneme mitu asja kokku ja vaatame, mis tuleb. Kuna praegune Astralscape 4 on siis meil CSGO peale pühendatud, kas on mingi hetk tulemas mingi Dota 2 LAN-i, LoL-i või mitte siis LAN-i, vaid siis Astralscape'i pigem siis? Ei, see võib LAN ka olla. Meil LAN-id on väga coolid, ma olen palju LAN-e kästinud ja niimoodi, aga meil endal on see ühepäevane asi. See on nii palju asju, mis kokku mängib, see on selline proovimise asi, et nagu hea on alustada ka meil, eks ole, et seal on mitu näntsi koos. Et LAN-ide suhtes, mängude suhtes me reageerime sellele, kuidas huvi on, et kuna meil see seltskond vahetub pidevalt, mitte pidevalt, aga iga kord on mingid uued tüübid aitamas, tunnevad huvi asja vastu, kuulevad mingit infi, tulevad küsivad mu käest, et kuna te järgmisse teete, et äkki ma saaks ka midagi korralduslikku poole pealt teha. Ja siis see nagu natuke dikteerib seda, mis mänguvalikku me teeme. Ja üks küsimus kindlasti veel, et kas sa plaanis ka teha väljaspool Tallinnat? Tartu, Pärnu, Narva? No see oleks väga hea mõte. See on logistiliselt keerulisem, praegu on siin üsnagi paaniline olla, meil esimest korda nii suurelt kogu see süsteem koos, kus meil on nagu mitu arvutit ja üritame nagu mitme inimesega seda striimipulti hallata asju, eks ole. Ja sinna läheb natuke aega tõenäoliselt, aga see on jälle see, et meile meeldib see formaat, mida me teeme. Meil on võimalus seda teha, see võimaldab meil seda teha puht tehniliselt ja füüsiliselt nagu ajaliselt, aga võib-olla teises linnast ja see peaks olema nagu väiksem, eks ole. Mulle meeldib see, et Eesti 2 LAN-i on Haapsalus ja Viljandis. See on nagu tegelikult väga eriline asi, et Eesti suured LAN-id ei toimu Tallinnas ja see on väga-väga oluline, et see on positiivne, see toob inimesed kokku ja inimestel, kes elab Tallinnas, neil on nagu võrdsem distants tulla, eks ole, sest muidu on alati see, et mingi toimub siis sama marsruut, eks ole. Just, sellepärast mõtlesingi, et äkki oleks vahe võib-olla minna järgmine kord Pärnusse LAN-i. Jaa, see on väga äge mõte. Ma ei tea, kas või suvel rannas teha seda, suure telgi all. Jäävikal sealt. Ma tean, Pärnus on LAN-i kommuun olnud vanasti Pank nimega, et ma ei tea, kuidas sellega praegu on, aga seal on mingi kultuur juba olemas tõenäoliselt, et see oleks täitsa hea koht, kus alustada võib-olla. See kindlasti. Aga on juba mingi plaan ka järgmiseks tehtud, Astralscape 5-ks siis? Võib-olla natuke casualimalt võtta, et väga palju plaane on ja oska kuskilt alustada, et vaatame, et siin on 6 aja pärast ja 20 päeva pärast on TTÜ, et neil on ka mitu päris suur mänguvalik sel korral, et vaatab, mis tagasi inimesed annavad ja võib-olla ma ise olen kindlasti kohal, eks ole. Ka meie oleme selle koha peal. Näeb siis. Siis saab jah veel kord ka kokku ja Boom TV poolt igasugust tuult tiibadesse ja edu Astralscape'il ja aitäh, et aja leidsid. Nii et jah, aitäh! Aitäh!